Tere! Mõnikord on meil vaja saata päris suuremahulisi faile, aga näiteks email seab meile mahupiirangu 20 megabaiti ja Drive'is võib-olla on meil ruum otsa saanud, aga me soovime saata näiteks sõbrale või kolleegile ühte täispikka filmi ja me ei oska seda kuhugi üles laadida või kuhugi saata. Siis selle jaoks me saame kasutada sellist otseselt suurte failide saatmiseks mõeldud teenust. Üks sellistest teenustest on teenus nimega WeTransfer ja me leiame selle aadressilt wetransfer.com. Minu käest küsitakse, kas ma olen küpsistega nõus, hetkel ütlen, et ei aitäh. Kas ma olen nõus kasutustingimustega? Jah, olen küll. Ja ongi kõik, me ei pea looma mingit kontot, me ei pea enda kuidagi isikut kinnitama, me peame küll hiljem oma emaili aadressi kinnitama, aga vaatame siis täpsemalt, kuidas see failide saatmine siin välja näeb. Ja tasuta kontoga me saame saata kuni 2 gigabaidise faili, mis on päris suur maht. Valin siit Add your files, ehk ma võin selekteerida ka mitu faili või siis ühe faili. Ja oletame, et ma soovin saata seda banaanide pilti. Selekteerin selle pildi, valin Open. Pilt on lisatud ja nüüd sisestan oma sõbra emaili, kellele ma soovin seda pilti saata. Saadan selle hetkel ise endale. Sisestan enda emaili aadressi. Ja võin sisestada ka siia väikese sõnumi. Ja valin Transfer. Meie käest küsitakse koodi, et me kinnitaksime, et me ei tegele mingite kahtlaste failide saatmisega. Igaks juhuks peame oma isiku, oma emaili aadressi kinnitama. Ja sõnum ongi läinud teele. See link, mis nüüd jõudis inimesele, kes me faili kätte saab, nagu siin on ka kirjas, see kehtib 7 päeva. Mis tähendab, et inimene, kellele me selle faili saatsime, peaks selle faili alla laadima omakorda vähemalt 7 päeva jooksul. Senikaua see fail on WeTransferi serveris üleval. Vaatame korraks, millise lingi saab see inimene, kes meie käest selle faili saab. Kiri, mis jõuab meile adressaadile, näeb välja sellisel viisil. Mikko Aad soovis mulle saata faili, pilt banaanidest sõnum ja ma võin klikkida siia Get Your Files peale või siis siia alla lingi peale. Mind juhatatakse WeTransfer lehele ja ma saan siit nõustuda siis jällegi küpsistega või mitte ja tingimustega ja ma saan selle pildi siit alla laadida. Ja mis on selle teenuse puhul veel väga hea, on see, et koheselt, kui ma vajutan allalaadimise nuppu, siis selle faili saatja saab samamoodi teavituse, et adressaat on selle faili kätte saanud ja alla laadinud. Seega, kui te soovite kindel olla, et adressaat, kellele te midagi saata soovite, et ta selle faili ka kätte saab ja alla laeb, siis see teenus on üks võimalus kindlaks teha, millal selle faili saaja siis selle faili täpselt kätte sai.